Üldiselt on nii, et me võime suguvõsas varjata igasuguseid saladusi, aga need kõik tuleb välja varem või hiljem. Ei ole võimalik varjata tegelikult ühtegi saladust. Ükskõik, mida sa tegelikult varjad, see tuleb välja ja see hakkab töötama siis selle inimese vastu, kelle eest seda varjatakse. No näiteks, kui sinu vanemad varjavad seda, et ala enne sind pidi olema veel mitu last või hoopis kaksikud, kes ei saanud elu, võib-olla kes elasid 1-aastasena. Aga nad ei räägi seda kuni selleni, et nad mitte nad lihtsalt ei räägi, vaid nad varjavad, nad hoiavad seda saladuses, saate aru, nad hoiavad seda oma energiaga saladuses sinu eest ja teevad kõik, et sa teada ei saaks. Ja kui tehakse niimoodi, et sa ei saaks teada, siis see on saladuse hoidmine. Ja igasugune saladuse hoidmine, millega oled sina tegelikult seotud ja mida sulle ei räägita, hakkab töötama sinu vastu ja hakkab nii-öelda tantsima ja on üheks põhjuseks sinu füüsiliste sümptomite loomisel. Paljudes suguvõsades on väga palju saladusi ja selgeltnägemise erasessioonil need tulevad lihtsalt vupsti välja. Sellepärast, et nende best before on ammu otsas. Vanematena me arvame, et me tahame saladuste hoidmisega kaitsta last, ja me ei taha, et ta teada saaks. Kui me ei räägi, siis ta ei saa teada, me arvame seda. Aga see on vale. Energeetiliselt on kõik kirjas, mitte midagi ei ole võimalik varjata ja nüüd, kui see laps, ütleme, kasvab suureks, ta sisimas kogu aeg tunneb seda, et midagi on valesti, ma ei tea mis, aga midagi on valesti. Ja selleks, et see saladus nii-öelda välja tuleks, peab see laps siis hakkama aru saama, et midagi on valesti ja selleks, et midagi hakata üldse uurima, peab tulema füüsiline sümptom, sest füüsiline sümptom tuleb alati aitama sul lahendada mingisugust teemat, millele sa pole ise suutnud otsa vaadata, millele sa ei oska ise otsa vaadata või mida on sinu eest varjatud, mis iganes, see on igaühel nii erinev. Ja füüsiline sümptom, kujuta ette, kui sinu eest varjatakse mingit väga suurt saladust. Ja sa selgeltnägemise sessioonil saad teada selle saladuse, millega su füüsiline sümptom seatud on. Ja kujuta ette nüüd, kui sa ei tuvasta seda juurpõhjust, siis mida sa teed? Sa hakkad füüsilist sümptomit vaigistama, ehk siis sa hakkad topelt tegema enda keha vastu. Esiteks, füüsiline sümptom tahab läbi sinu näidata, et sul on vaja millelegi olulisele kohale otsa vaadata, mida sa pead muutma, taipama, avastama, teada saama. Näiteks tänasel kliendil oli saladus, mida ta pidi teada saama seda. Ilma selleta ei ole võimalik, et tema füüsiline sümptom hakkab lahustuma, korda minema. Ja siis inimene ongi nagu suluseisus, talle jäägi muud üle, kui ta peabki minema selgeltnägija juurde, sest ta saab aru, et ükski kuradi rohi ei tööta, sest ükski rohi ei too nähtavale seda saladust, mis peab tulema välja. Ükski sümptom ei ole vale, mitte kunagi. Mitte kunagi.